Lõpuaeg on tänaseks teemaks Sandri poolt antud ilmutuse raamat. Oleme jõudnud piibliga lõpuni. Ja see kõige sümboli rohkem raamat, ilmutuse raamat, aga ma pigem lähtun teemast ja ilmutuse raamatust ka. Räägin sellistest lõpuajast, Kristuse taastulekust, sellised lõpuasjad. Selle lõpuajaga on selline asi, et sellest annab rääkida hirmutavalt ja sellest annab rääkida julgustavalt. Kui mingisuguseid filme vaadata, lõpuaeg või lõpuajad, siis sageli seal on selline katastroofi miljöö ja kuidas siis kõik kukub kokku ja selline võimalikult õudsaks tehtud see asi. Selline lõppude lõpp. Aga piiblis on sellised lõpuaja ja Kristuse taastuleku teemad, piibel ise ütleb, et need on meile antud julgustuseks. 1. Thessalonika kirjas, julgustage siis üksteist nende sõnadega, lõpeb selline Kristuse taastulemisest, surmast, lõpuajast kõnelev lõik. Julgustage üksteist nende sõnadega. Nii et kui me räägime tulevastest asjadest, Kristuse taastulekust, lõpuajast, siis Jumala sõna ütleb, et see on meile teada antud julgustuseks. Et Jeesus tuleb tagasi, tuleb võimsalt, et kõik armsad inimesed, armsad usklikud inimesed, kes on ära surnud, me näeme neid jälle, igavene elu on olemas. Et kui Jeesus peaks tulema meie siinoleku ajal, meie elu ajal, siis meid kõiki kistakse talle vastu, see on selline lootus. Et siis saab kõik kurjus, haigus, surm, patt ära hävitatud ja me saame alati olla koos Issandaga. Ja kui me sellest perspektiivist vaatame, siis ongi julgustage siis üksteist nende sõnadega. Aga nüüd sellesse sõnasse endasse, lõpuaeg. Sander pidas sel teemal oma viimase üleelmine pühapäev vist, jah. Nii et Sandri seisu ma ütlesin, et aga ma panen selle lihtsalt siit YouTube'ist mängima ja olekski nagu olemas. Et mis see lõpuaeg on? Millist aega räägib lõpuaeg? Kes nüüd kuulasid Sandri jutlust? Millist ajavahemikku tähistab sõna lõpuaeg või lõpuajad? Mis see õige on? Jah. Ütles kohe õige vastuse ära, mis on teistel midagi pingutada, jah? Et mõnikord öeldakse lõpuajad või rahvalikus kasutuses lõpuajad, kui me vaatame nüüd piiblisse sisse, siis õige oleks öelda lõpuaeg ainsuses. Et ei ole nagu palju lõpuaegu, vaid on üks lõpuaeg. Ja tegelikult piibel kasutab selliseid fraase veel selle kohta nagu ajastu lõpp või päevade lõpp või aegade lõpp või ka viimne aeg. Nii et selles mõttes, kui teha üks selline ajajoon siia, et on kuskilt maailma ammusest algusest, loomisest peale, on siis ajajoon, siis kuskil siin on Kristuse risti surm ja üles tõusmine, natukene pärast seda Jeesus võetakse üles taevasse, natuke kõrgemale selle asja. Ja siis kunagi tuleb Kristus tagasi siia maa peale ja nüüd see ajavahemik, selle asja vahel on lõpuaeg. Los Angeles näeb samamoodi välja, lõpuaeg. Ja nüüd selle rääkis Sander selles jutluses ka ära, aga ma siiski räägin selle üle, sest see on hästi oluline, et Uue Testamendi algkeeles, kreeka keeles on 2 sõna aeg kohta. Sõna aeg väljendub kahe erineva sõnaga. Üks on kroonos ja teine on kairos. Kas sa neid jätsid ka meelde? Mis nende vahe on? Üks on kroonos ja teine on kairos.
nii, kas keegi teine on selline omab suurt head mälu või lihtsalt loomulikku intelligentsi? Mis nende vahe on? Just, kronoloogia. Jah, et kroonos on see mõõdetav aeg, minutid, tunnid, aastad, sajandid, ja kairos on siis selline õige aeg, sobiv hetk. Et mingiks asjaks on õige aeg, et praegu on õige aeg mingite seemnete mulda külvamiseks. See ei tähenda, et kell see, vaid on mingisugune sobiv aeg. Või et ta ei ole mõõdetav aeg, vaid sobiv aeg. Ja nüüd, kui räägime lõpuaeg, siis see aeg on just nimelt see mitte kroonos, vaid on kairos. Sobiv aeg millekski või mingisugune selline aeg. Kui aeg kätte jõudis, saatis Jumal oma poja. Jumalal ei olnud mitte mingisugust kella tiksumas, et kui see liivakell tühjaks jooksis, siis saatis, vaid et oli mingis mõttes sobiv aeg. Jumal nägi, et nüüd on õige aeg saata oma poeg, ta sündis inimesena, oli aeg lunastada maailm ja siis ta läks taevasse ära ja nüüd see aeg siin on lõpuaeg, viimne aeg, päevade lõpp, ajastu lõpp, et kogu Jumala maailma ja inimkonna loomise seisukohalt on asi jõudnud viimasesse faasi ja sealt edasi tuleb Kristus tagasi, lõpetab selle maise maailma, nagu meie seda tunneme ära, eksistents jätkub, aga teisel moel, ütleme, patt kõrvaldatakse, saab olema taevas ja põrgu, ehk siis Jumalaga koos ja Jumalast lahus olevad inimesed ja ilmselt nii palju, kui me aru saame, kroonos kui selline kaob ära, aga ilmselt kairos jääb edasi. Et Jumalale sobiv aeg on ka pärast seda Kristuse taastulekut, aga see ei ole enam mõõdetav aeg ja selline, see on pigem filosoofiline küsimus, et Jumal on väljaspool aega, väljaspool sellist kroonost. Et selline lineaarne aeg siis siia nii palju, kui me oskame aimata, lõpeb ära. Nüüd meie jaoks see aeg tundub väga pikk aeg. Me oleme siin olnud 2000 aastat ja ega me ei tea, millal see ära lõpeb. Et kui Jeesus ja tema apostlid ütlevad, et Kristus tuleb varsti tagasi, et varsti, homme läks mööda, läks nädal mööda, läks aasta mööda, ja siis läks 10 aastat mööda ja varsti kipub nagu väga otsa saama, et olgu, millal see varsti on. Nii nagu selline teie vanaema ütleb, et latsekene, varsti saate teie ka vanaks. On ju, siis ta mõtleb selle all umbes 70 aastat. On see varsti. Ja samas mõnele teist, et varsti saab lõpueksam läbi, see on selline päevade küsimus, et saaks läbi. Nii et tegelikult, kui me võtame kogu inimkonna või kogu selle loodud maailma ajaloo seisukohalt, siis me oleme ikkagi väga viimses ajas, väga sellises lõpu otsas. Kuidas iganes me seda mõõdame, kui me võtame sellise kuidas teadus ütleb, mõõdab meie universumi ajalugu, siis me oleme kuskil viimase 5 minuti sees selle lõpuajaga, selle 2000 aastaga. Nii et kui me oleksime küsinud Peetruselt 2000 aastat tagasi, Peetrus, kas me elame lõpuajas? Ta oleks vastanud, jah, elame. Ja kui te küsiksite minu käest, et kas ma arvan, et me piibli mõttes elame lõpuajas, siis ma arvan, jah, me elame jätkuvalt. Selles viimases ajas kus Kristuse lunastus kehtib, kus on saadetud püha vaim, kes Kristusesse usuvad, loob uueks, annab neile kivise südame asemel lihase südame, on teistsugune ühendus võimalik Jumalaga Kristuse kaudu, võrreldes sellega, mis on Vana Testamendi või muul ajal olnud. Lõpuaeg.
Nüüd, kui me läheme ilmutuse raamatu juurde, siis seal räägitakse sellistest lõpuajaga seoses või selle Kristuse viimase ajaga seoses, Kristuse järgse ajaga, Kristuse lunastusjärgse ajaga, sellistest päris kohutavatest kujunditest, et puhuvad mingid jumala pasunad ja jumala raevukausid valatakse välja inimkonna peale, puhuvad hädatrompetid või hädapasunad, tuleb lohe ja 2 metsalist, on hoor ja metsaline, lohe hävitatakse. Ühesõnaga, need kujundid on pigem sellised jõulised ja hirmutavad, mis kuulutavad Jumala kohut, Jumala otsuseid inimkonna kohta. Ja sellepärast siis on ikka küsitud, et kas äkki et iga kord, kui mingisugune suurem sõda või suurem häda inimkonnas tuleb, et siis otsitakse see ilmutuse raamat taas välja ja öeldakse, nüüd on siis see lõpuaeg kätte jõudnud. Et meil on need hädakuulutused, mis seal on, et nüüd on meil neid mitu tükki järjest ja ilmselt nüüd siis Kristus kohe tuleb tagasi. Lihtsalt siia tasub tuua natuke ajalugu sisse, et tegelikult sõdu ja katkusid ja asju on läbi sajandite olnud pärast Kristust ja alati, kui on mingi selline suurem katastroof või häda olnud, siis on jõutud sinna, aga nüüd on siis see lõpuaeg käes. Me nagu rahulikult 3 korda sisse välja hingame, piiblit natuke uurime, siis ütleme, et jah, lõpuaeg on käes olnud Kristuse taevasse minekust või lunastusest alates. Nii et kui näiteks aastal 79 pärast Kristust, keegi ajaloost mäletab, üks suur katastroof Euroopas, Pompei vulkaanipurse, siis öeldi, jah, nüüd on Kristus tuleb kohe tagasi. Kui läbi sajandite tappis Rooma elanike salapärane haigus, Rooma piirkonna elanike, mis tuli linnalähedastest soodest ja mida hakati nimetama halvaks õhuks ehk ladina keeles malaaria ja sealt me saame malaaria haiguse, siis ka paljud surid selle kätte ja oli neid, kes ütles, nüüd on see lõpuajad käes jõudnud, nüüd aga neid haigusi, katastroofe on ikka olnud ja Kristuse taastulek siiski ei ole veel kätte jõudnud. Nii et selle aja kohta käib siis see lõpuaeg. Kristuse ülesminek ja tagasitulek, me elame lõpuajas, kus Jumal on oma püha vaimu andnud, et me võiksime saada päästet Kristuse kaudu ja kogeda seda. See on lõpuaeg. See, ma edasi räägiksin sellest Kristuse taastulekust natukene. Selle kohta kasutab piibel ka erinevaid sõnu, issanda päev, Kristuse päev, kohtupäev, ka see päev või viimne päev. Ja nüüd, et see ei ole lihtsalt ainult selline fantaasiamaailma kuuluv asi, vaid et piiblis on selliseid kohti, kus mingisugusest arusaamatust asjast räägitakse võib-olla üks kord kuskil kõrvallauses ja siis me ei oskagi sellega midagi peale hakata, et mis see on. Nagu näiteks kusagil Paulus oma kirjades ütleb midagi, et räägib midagi surnute eest ristimisest ja see on ainuke kõrvallause, me ei oska midagi sellega peale hakata. Pole tänane teema, ma võiksin seletada, miks see seal ilmselt on. Aga see, et Kristus tuleb tagasi, et see aeg lõpeb ära, sellest räägib Uus Testament rohkem kui 300 korral. Rohkem kui 300 korral, mis viitab sellele, et see on oluline teema. Jumal tahab, et me teaksime, et see tuleb. See ei ole selline suvaline asi, et võib-olla tuleb, võib-olla ei tule, vaid see on väga olulisel kohal terves Uues Testamendis. Uues Testamendis on 27 raamatut ja nendest 25 räägitakse Kristuse taastulekust. Ainult 2 kõige jupimat, 3. Johannes ja Filemon ei maini ära, et ei räägi midagi Kristuse taastulekust. Aga kõigis ülejäänud raamatutes on mingil moel Kristuse taastulek sees. Nii et Jumal on ilmselgelt tahtnud, et me teame seda. Et mitte ainult ei jääks sinna ulmefilmide valdkonda, vaid et see on meie jaoks vajalik teadmine. Miks see meie jaoks vajalik teadmine on, sellesse ma jõuan oma teema lõpus. Aga et üle 300 korra. Ja nüüd oma selle teema keskel ma annaksin teile sellise väikse grupi töö, et
kuskil 3-4, et te võtaksite ja on olemas selline lehekülg nagu piibel.net, et võtke vähemalt üks igas grupis see lahti, võite ka mitmed võtta, ja piibelnetist otsige neid fraase või seda taastuleku kohta käivat sõna või fraasi. Kui me teeme siin 4 kaupa kuidagi saame 4 kaupa, siis me saame 4 rühma äkki või 3 4. Et ma palun, et ma annan teile erinevad fraasid ja minu palve on, et siis see roheline ei kirjutanud. Minu palve on, et iga grupp võtab erineva fraasi, kõik need fraasid käivad lõpuaja või selle Kristuse taastuleku kohta. Üks on issandapäev, teine on Kristuse või Jeesuse või Jumala päev. Ma lihtsalt olen nagu vaadanud arvuliselt, neid on vähem, seda on rohkem. Ja siis on kolmas otsib sõna kohtupäev. Kohtupäev. Ja 4 vaatab sõna seepäev, ongi selline fraas, või viimsel päeval. See just nimelt selles käändes. Nii, et teeme siis niiviisi, et teie võtate siit issandapäev ja võtate piibel.netist, panete otsingusse selle fraasi või ühel puhul siis need mitu fraasi ja teie ülesanne on, võtke üks paber ja pliiats ka endale juurde, et mida need räägivad selle Kristuse taastulekuga seoses, et milline see on, kuidas see toimub, milliste nähtustega on seotud, mida Jumal meilt ootab sellega seoses, mis iganes sellest salmist tuleb välja selle kohta. Hakkame siit peale, esimene grupp olete teie, otsige piibel.netist issandapäeva, teie otsige siis Kristuse päev, Jeesuse päev, Jumala päev, 3 erinevat fraasi. Teie võtke kohtupäev ja teile tuleb siis see päev või viimsel päeval. Siin, see päev, sealt tuleb ka muud sodi välja, selles mõttes, mis ei käi kohtupäeva kohta, aga seal on nagu need sellised salmid, mis tulevad selle kohta. Ja pärast siis esitage, et mida piibel räägib Kristuse taastuleku kohta nende kirjakohtade põhjal. Kas ma ütlen kirjakoha ka või? Issanda päeval tuleb loovutada saatanale ihu hävitamiseks, et vaim pääseks. Issanda päeval päike muutub pimedas ja kuu vereks. Ehk siis ilmastikku. Jah, see päev tuleb nagu varas, algained lagunevad, taevad hukkuvad ragina, see vist käib ka äkki selle looduse alla või? Midagi tarkamist rohkem ei leidnudki. Teie grupp. Okei. Jumalapäeval siis kõik nagu hävib ära, et taevas põleb ja algained põlevad ära ja Okei, Jeesuse päevast väga hästi ei saa aru siin. See kuidagi tuleb nii ebaloogiline lause siin, et mida te praegu vaid osaliselt olete mõistnud, nii et te võite meie issanda Jeesuse päeval kiidelda meist, nagu meie kiitleme teist. Ja see ongi.
mida te praegu vaid osaliselt olete mõistnud? Et üleüldiselt, et kõik peavad aru andma oma tegudest ja oma sõnadest. Just, ja siis, et meie kristlastena ei pea seda kartma, sellepärast, sest et Jumala armastus on nii täiuslik ja annab meile armu, et kui me ka püüdleme selle poole, et siis meil ei ole vaja tunda hirmu selle ees. No, ja olgu, et kõik tõusevad üles, ehk siis ma eeldan, et midagi oli, et surnud nagu, jah. Üle kohtusest varandusest pole kohtupäeva läbi, ehk siis nagu kõik maine, mis me siin omanud oleme, kaotab oma tähtsuse. Põhimõtteliselt on kõik kirjas ja meil väga ei ole midagi lisada. Jah, meil sõnapaariga viimsel päeval tuleb päris palju üles seda, et Jeesus äratab meid üles viimsel päeval, et üles äratamine, see juba on seal. Nii, ja et kes usub poega, see saab igavese elu. Ehk siis on conditional, et päästetakse ainult need, kes usuvad Jeesusesse. Just siis samamoodi kõhtumõistmine tuleb läbi viimse päevaga. Ja siis see päev oli ka meil see sõnapaar. Ja see päev, midagi uut seal ei tule väga, pigem on piiblis nagu üleskutsed või mis see siis on, hoiatused, et me ei oleks pimeduses, et me ei tegeleks et me ei oleks koormatud liigsöömise, purjutamisega ja argielu muredega, et see päev ei tuleks meile peale äkitselt, ehk siis see päev tuleb äkitselt, et see ei tuleks äkitseks, et me ei tohi tegeleda sellega, et me peame just, jah, valmisolek või jah, võib tulla iga hetk. Ja vist ongi kõik, jah. Et näete, terve teema saite siin kokku. Et kui Kristus tuleb tagasi, see Jumal selle olemasoleva maailma toob ikka täiesti totaalse muutuse. Meie ihud muudetakse ülestõusmise ihu teistsugused. Loodus muutub, see asi tuleb ootamatult, meil on üleskutse, et valvake. Et miks see kõik on oluline, et kui 300 korda Jumal tahab, et me teaksime, see ei ole lihtsalt selline uudishimu küsimus, et põnev oleks teada, et kas lennukid kukuvad alla või jäävad õhku elame, et oleks nagu selline põnev uudistest lugeda, vaid see muudab meid kõiki. On totaalne häving, selle maise loodu hävitamine ja ka uueks loomine, siis uus maa ja uus taevad, saab olema selgus, need, kes arvasid, et Jumalat ei olegi, et kogu see asi on mingisugune jama, tuleb välja, et tegelikult on see reaalsus ja Jumal mõistab kohut kõigi inimeste üle ja nendele, kes on Kristusega olnud, kes on uskunud, nendele on see päästepäevaks, teistele on see hävingupäevaks. Minu jaoks oli kuskil teismelisena oli selline avastus, et on olemas selline Ameerika mustanahaliste spirituaal, mis inglise keeles kõlab My Lord, what a morning when the stars begin to fall. Selle sama kohta. Ja My Lord, what a morning when the stars begin to fall, kui taevas hakkavad hävima ja tähed alla kukkuma. Ja mina pikka aega arvasin, et My Lord, what a morning on jutu sellest Jumala suurest hommikust. Aga mida morning veel tähendab? Hommik, aga sõna morning tähendab lein. Kui on morning kirjutatud, siis see tähendab lein. Et
milline lein saab olema algselt tekstis, see Negri Spiritualis on tegelikult see morning, milline lein, kui see ootamatus rabab paljusid väga ootamatult. Et selline saab olema see taastulek ja meie oleme nüüd selles lõpuajas enne seda. Jumal tahab, et me teaksime, et see tuleb, mitte lihtsalt kuidagi äkki, vaid võib-olla. Üks lugu räägib ühest surijast mehest, kes haiglas, tal oli kristlasest arst ja siis ta palus, et see arst, et räägiks talle sellest paigast, kuhu ta nüüd pärast surma läheb. Ja arst oli natuke kitsa koha peal, et ootamatult tabas see küsimus teda ja sel ajal, kui ta ootas või mõtles vastust välja, et kuidas siis nüüd surijale inimesele öelda, et kuhu ta nüüd läheb, mõlemad olid küll usklikud inimesed, siis kuuleb ta, et selle palati ukse taga on väike selline kraapimine ja selline krõbin või kraapimine. Ja ta teeb ukse lahti ja tema selline pisike koer, kelle ta oma arust oli jätnud allakorrusele kuskile rihmaga radiaatori külge, oli lahti lipsanud ja oli siis lipsanud üles ja kraapis selle palati ukse taga, kus ta teadis, et tema peremees on. Ja kuulis oma peremehe häält. Ja siis see andis sellele arstile sellise võimaluse vastata, et kas sinuga on natuke samamoodi. Et sa ei tea, või meie ei tea, mis on seal teispool ust või teispool seda surma, aga sa tead, et sinu peremees on seal. Et sinu issand on seal. Et see, et missugune seal täpselt saab olema, me saime mõned asjad, et mis siis juhtub, aga see, mis täpselt saab olema, mismoodi täpselt lõpuks, ma arvan, et see polegi nüüd kõige tähtsam ja see saab olema lõpuks veel teistmoodi, kui me praegu arvame. Ja nüüd ma siis jõuan lühidalt ilmutuse raamatu juurde, et kui te vähegi olete ilmutuse raamatut lugenud, see on täis sümboolikat, sümboleid, lohed, tall, lõvi, need vihakausid, raevukausid, pasunad, loed sümboli otsa ja ta ongi sümbolites kirjutatud. Ilmselt mitmel põhjusel. Üks on see, et sel ajal, kui ta kirjutati 1. sajandi lõpus, võib-olla ei olnud ohutu kirjutada otse. Nii nagu nõukogude ajal pidi palju asju kirjutama ridade vahelt niimoodi, et sa kujundite kaudu said öelda, päris otse ei saanud öelda. Teine põhjus on see, et seda laadi, meie jaoks on see nagu selline müstika või arusaamatu, aga tollases ajastus seda laadi kirjandust oli ka väljaspool piiblit, selline hästi sümbolirohket nagu kirjandust või kirjapanekut. Et nii nagu ma tooksin võrdluse, et kui näiteks me elaksime ühiskonnas, kus keegi pole kunagi luuletusi lugenud ega luuletusi näinud. Ja siis sa lähed teise kohta, tuled Eestisse, kus on mingi Liidia Koidula ja keegi luuletajad ja siis sa loed ja sa mõtled, et miks nad nii mõttetult sedasi niimoodi, võiks ju otse öelda, miks nad räägivad niimoodi kuidagi lilledest ja lindudest ja kujundites. Aga meie, kes me kuigi palju oleme luuletustega harjunud, me saame nagu aru, miks on luulekeeles mõnikord. Mõnele võib-olla üldse ei istu, aga mõni fännab luuletusi. Et sa väljendad teatud viisil. Nii et ilmutuse raamat on ka teatud apokalüptiline kirjandus, seda on väljendatud teatud viisil. Tollases ajastus ilmselt olid need selline kujundlik ütlemine ka arusaadavam või tavapärasem. Ja kolmas või neljas asi, et miks on sellistes kujundites kirjutatud, on see, et paljud sümbolid tulevad seal tegelikult Vanast Testamendist. Ja miks me aru ei saa, on sellepärast, me teame liiga vähe Vana Testamenti. Kui me teaksime põhjalikult sümboleid, mis on Vanast Testamendid, siis meil oleks ka palju lihtsam aru saada ilmutuse raamatust, sest ühes salmis võib olla kolm sellist vihjet mingisugustele sümbolitele, mis on Vanas Testamendis ja ilmselt tollane lugeja tundis neid paremini kui meie. Mida ma veel ütlen ilmutuse raamatu kohta ja miks on veel, et sümbolites on see, et lõpuks see, mismoodi asjad juhtuvad, ei pruugigi meile olla praegu aru saada. Isegi kui Jumal tahaks meile öelda otseselt, siis see saab olema nii teistmoodi, et me lihtsalt
ei saaks. No minu jaoks parim võrdlus, mis minul on toodud, et kui 1. sajandil oleks Jumal tahtnud rääkida, et lõpuaegadel tulevad sõjad, või päris lõpu ajal siis jah, tulevad sõjad, kus helikopterid nagu taevast tulistavad. Siis kuidas sa teed 1. sajandi inimesele selgeks, isegi kui sa näitad helikopterit, kuidas ta annab seda edasi? Siis ta räägiks mingi suurtest tiivulistest lendavatest mardikatest. See oleks parim võimalus, kuidas seda edasi anda, eks, et puudub kontseptsioon helikopterist. Ühes kohas konkreetselt on midagi sellist seal ilmutuse raamatus, mida tänapäeva teoloogid ütlevad, et aga võib-olla Johannesele näidati nägemuses helikopterit ja see oli parim viis, kuidas ta seda kirjeldab. Et selline suured lendavad rohutirtsud. Võib-olla. Et lihtsalt sa ei saa anda otse edasi, sest need Jumala asjad on lihtsalt nii teistsugused võrreldes sellega, mis praegu on. Ja sümboleid on, nii palju ma julgen ka veel öelda, et ka praktiliselt kõik arvud ilmutuse raamatus on sümboolsed. Kui on juttu 2 või 7 või 1000 või 144 000, siis selle all ei mõelda mitte otseselt loendatavaid arve, nii nagu ma ajast rääkisime, on selline loendatav arv ja on siis Kronos ja Kairos, et ka arvudel on sümboolsed tähendused. Meil on seda vähem, aga siiski on ka. Kas te oskate tuua mõne sümboolse arvu, kus me ütleme midagi arvu ja me ei mõtle seda arvu tegelikult? 100 kond, aga see kond juba annab sinna, aga see, et ma olen sulle 100 korda ütelnud, et tegelikult kui kokku lugeda, võib-olla saab 7 korda kokku, palju ma olen öelnud, aga kui lapsevanem ütlema lapsele, ma olen sulle 100 korda ütelnud, et siis see on tähendab, et ma olen hästi palju öelnud. Et mul on täna 1000 asja teha. See ei tähenda, et mul on 1000, vaid et ma ütlengi, kasutan sümboleid. Ja samamoodi ka, et igasugused arvud, 4, 5, 7, 10, ma ei hakka seda lahti seletama, aga nad kõik on teatud, väljendavad mingisuguseid asju, kas täiuslikkust või lõplikkust või mingit kurja jõudu või katastroofi või nendel on omad sümbolid, mida on võimalik tuvastada. Aga nüüd ma tahaks lõpetada viimaseks rääkida sellest, et et lõpuaeg, aga et mis see meile korda läheb, et küsimus ei ole see, et ära arvata, millal tuleb. Sellest Sander rääkis oma viimases jutluses, et piibel kusagil ei käsi meil ära arvata, et millal nüüd see Kristus tuleb ja pigem ütleb, et me ei saa seda teada, ei saagi ainult Jumal isa taevast teab, isegi Jeesus Kristus poeg ei tea seda. See on umbes nagu selle Ukraina sõjaga, et millal tuleb vastu rünnak, eks, et ainult ülemjuhataja teab ja keegi teisel poole öeldud, kui tema ütleb, et nüüd siis toimub, eks, et samamoodi ka, et millal Kristus saab tagasi, siis kui ülemjuhataja ütleb, et nüüd, aga see nii kaua olge valvel, et te valmis oleksite, kui ta ütleb nüüd. Et kuidas elada siis lõpuajal, mismoodi me sellel ajal siis elame, kus me praegult oleme. Selle kohta piibel ütleb ka, see on minu arust kõige olulisem asi, mitte et mismoodi need asjad juhtuvad, ja isegi kui me ilmutuse raamatus kõigest arvu ei saa, ei ole hullu, aga et mida see teadmine, et Kristus tuleb tagasi ja see saab olema tohutu muutus, nii katastroof kui ka pääste, paar asja, mis siis sellest meie praeguseks eluks on järeldada. Esiteks on see, et täiuslik maailm on alles ees, päris taevariik on ees. Praegu see maa, kus me elame, kuigi Jumal oma püha vaimu andnud, kes meil teeb paljud asjad lihtsamaks, me elame siiski keset patust langenud maailma, keset kurja maailma ja ka kristlastena meil tuleb kannatusi, meil tuleb raskusi, me ei ela täiuslikus maailmas, sellele vastanduks selline eduteoloogia, mis ütleb, et kui sa oled kristlane, siis sa oled kohe taevas. Pole haigust, pole kurjust, pole pattu ega mitte midagi. See oleks see, kui kohe Kristus oleks, kui Kristus tuleb tagasi, siis juhtub see. Aga praegu me elame maailmas, kus ka meil tuleb minna läbi raskuste, on sõjad, on haigused, on mõnel eksamil kukume läbi, mõni suhe läheb katki ja meil tuleb hoida ikkagi Kristusest kinni. Et see päris täiuslik maailm tuleb, see lõpuaeg saab läbi, aga praegu me ei ela veel selles täiuslikus elus. Ja järgmine asi, mis ütleb, on valvake, see, mis käis siit läbi ka. Et meil tuleb valvata. Kui ülemjuhataja ütleb, et nüüd on lõpp, et me siis oleksime valvel. 1. Johannese kiri ütleb, püsige Kristuses, et meil oleks tema tulemisel julgus ja mitte häbi tema ees.
püsige Kristusest, et meil tema tulemisel oleks julgus ja mitte häbi. Ja hoiatab ka piibel, et paljude armastus Kristuse vastu läheb jahedaks või jahtub, läheb külmaks. Valvata, olla usus, hoida kinni sellest, palvetada, rõõmsalt käia koos Kristusega, ka siis, kui maailm läheb teist teed, kui sõbrad ei saa sinust aru. Ilmutuse raamat on kirjutatud kristlaste tagakiusu ajal, et kui on isegi mingit tagakiusu, siis teadke, lõpuks Jumal on asjad kontrolli all, valvake. Ja nii et esimene on see, et teadke, et me praegu ei ela täiuslikus maailmas, teine on see, et meil tuleb siiski valvata, olla koos Kristusega, ja kolmas, mis ma välja toon, on selline evangeeliumi kuulutamise pakilisus. Et kuna Kristus tuleb tagasi ja lõpuks tuleb kõigil aru anda, siis on evangeeliumi vaja kuulutada, inimesed vajavad, sest lõpuks tegelikult saab olema jama, suur jama nendel, kes ei kuulnud, kes ei ole vastu võtnud. Et on vaja kuulutada, see on pakiline. Ja kus ilmutuse raamatus on see sümbolites, aga Matteuse evangeeliumis Jeesus räägib lõpuajast või sellest päris lõpust, Kristuse taastulekust otsesõnu, ja seal ta ütleb niiviisi, et te kuulete sõdadest, näljahädast, katkust, katastroofidest, neid asju tuleb, aga teadke, kaks asja ütleb, et siis lõpp ei pruugi olla veel käes ja see annab teile võimaluse tunnistamiseks. Et kui tuleb selliseid jamasid, siis see olge valmis, see annab teile võimaluse tunnistamiseks. Kui me vaatame, et mingid asjad on kehvasti või ei ole, et siis asjad on kehvasti küll, aga inimesed võivad olla avatumad evangeeliumile sellises olukorras. Mis praegu juhtub Ukrainas, nende sama Ukraina inimeste kaudu, kes siin meie koguduses on. Jah, on jama, inimesed saavad surma, majanduse ja kõige sellega on jama, aga on sellised ärkamised, mida enne pole on vaimulikus mõttes. Inimene, et kes meie kogudusse on jõudnud, ütles, et on umbes 40 liikmeline kogudus, kust ta tuli. Osad on välja ära rännanud, põgenenud sealt, aga et nad on vist viimase aasta jooksul 40 inimest juurde ristinud. Et üks näide lihtsalt ja tegelikult see on selline üsna laialdane, et sellistel aegadel inimesed on avatud. Nii et lõpuaeg, me elame praegu selles, Kristus tuleb kord tagasi, praegu me elame selles mõttes erilises ajas, et meil on püha vaim antud, kes meile annab julgustust ja tasub oodata seda, olla valvel. Lõpetan ühe looga. Pärast pühapäeva hommikust jumalateenistust ema ja pisike tütar lähevad kodu poole. Ja sellele tütrele on pühapäeva koolis räägitud Kristuse taastulekust. Ja tüdruk küsib emme käest, et emme, et kas sina usud ka, et Jeesus tuleb tagasi? Ja muidugi usun. Emme, kas võib juhtuda, et ta tuleb äkki mõne minuti pärast? No, võib ka niiviisi juhtuda. Emme, palun kammi mul juuksed ära siis. Et olla valmis Jeesuse tulekust.